Tere õhtust kõik minu mõttekaaslased, sõbrad ja tuttavad. Tere õhtust tuli, vesi, taevas ja maa. Tere õhtust kosmos ja galaktika. On käes selle aasta viimane päev, ehk siis 31. detsember. Aasta on 2022 ja ma kasutan igivana traditsiooni, kus iga aasta viimastel päevadel teema möödunud aastas kokkuvõtted. Vahel lühemalt, vahel pikemalt, vaatame, kuidas täna välja kukub. Ja ma jätsin selle arutelu avaldamise aasta viimasele päevale, tehes seda Moskvast otse nii-öelda kurjuse riigi südames, kurjuse impeeriumi vereringe tuli keskpunktist. Aga enne kui ma asun selle aasta viimaste teemade juurde, tahan ma mainida, et sõltumata kõigest nendest ärevatest aegadest ja viimastest aastatest, kus inimestel on peale surutud uues fašismi ja aparteidi, on aasta 2002 olnud siiski minule isiklikult üks paremaid ja sisukamaid elus. Nagu enamustest teavad, see kõik on minuga juhtunud just tänu sellele, et ma olen juba Mehhiko õlleviiruse alguse aegadest selja pööranud riigipõhisele foobiale, tsentraliseeritud meediale, teaduspõhisele auditooriumile ja kõigile sellele tsüaniidile, mida kasutatakse meie inimressursi mürgitamiseks, meie inimeste utiliseerimiseks. Mina olen sellest loobunud ja see kõik tähendab seda, et minu hing, vaim ja minu meeled ja energeetika ei toimi enam vanas marinaadis nagu mingi salvesti konserveeritud purgid kusagilt Selveri riiulitel. Ja see tähendab ka seda, et minu isiklik maailm ei aktsepteeri tsentraliseeritud komjunude süsteemi poolt peale surutud rosoljet ehk onu Schwabi voorimehe okset. Võin julgelt nimetada, see on täpselt selline okse, piltlikult, kes on ööklubidest või mingitest pubidest öösel baarist välja tulnud, siis vähemalt seal ukse taga on mingi 50 meetri ulatuses neid rosoljasid, päris palju oksesid maas. Ja seda on siis pikka aega manustatud enamusele biomassist, mitte ainult Eestis, vaid ka kogu maailmas. Ja väga paljudel ongi raske mõista, et kuidas on võimalik nii elada, et see süsteem on ju tegelikult see, mis aitab meil elada. Riik ja keskvõim on see, mis aitab meil areneda. Valitsus on see, kes meid hoiab, kes meid poputab, kes meile raha annab, kes meile kandikul igasuguseid teenuseid ette annab, veel peale maksab. Aga kuidagi nii ongi ja täna aasta viimasel päeval on aeg hetkeks maha võtta ja mõelda, ma arvan, et igaüks võiks süveneda, missugused süsteemi privileegid on selle aasta jooksul toonud teile ellu kas siis rikkust või meelerahu, et igal ühel on ilmselt midagi meenutada, mingid paralleele tõmmata, mingitele arusaamadele jõuda. Kusjuures väga paljudele inimestele ja ettevõtetele on ju Bilderbergide pande komjunude poolt lusikaga meelehead antud, see süsteem kui selline soosib seda. Praegu on selleks ju kõige parem aeg olnud ja otse loomulikult kõik selle uue arengu, teie tervise, ellujäämise nimel ja nii edasi. Kõik teie eest hoolitsevad, on hoolitsenud viimased 2 aastat. Nii et midagi öelda ei ole. Kuid mõelge siis, ja ma olen veendunud, et samas ei taha mitte keegi tunnistada, et just nende samade heategijate poolt on ka teilt võetud see samune soojus ja valgus, mida siin Moskvas on lõputult igal pool, isegi lauasahtlites. Aga eelkõige on teilt võetud hingesoojus ja valgus tuleviku ees, ilus tunnel, valgustunnel tuleviku ees. Te võite seda illustreerivalt fantaseerides mõelda. Tegelikult te teate, et seda ei ole. Ja mõned on kaotanud selle aasta jooksul isegi mitte ainult oma töö ja firmad ja ärid ja isegi oma aluspüksid ilmselt. Kuid veelgi hullem, et paljudel on oht kaotada ka oma kodukoht tulevikus. Teate küll, millele ma vihjan, lähemalt rääkima ei hakka. Aga kes siis seda kõike teevad? Ja minu arust ei ole absoluutselt raske mõista, et probleemide autoriteks on vana maailma ehk hukkuva Euroopa nii-öelda uus poliitiline eliit, kes ruulib ka Eestis, keda maailma ülemvõimul on sama kerge mõjutada ära osta nagu, kes mäletab, sovjetiaegset komnoored, punase kaelakaltsu ja rinnamärgi eest müüsid ennast maha. Nagu eelsed kommunistid müüsid maha ennast medalite ja igasuguste muude privileegide eest.
jällegi ma ei hakka meenutama seda Eesti algusaega, mis privileegid nad said kõik erastamise taustal ja siis nii-öelda uue Eesti, vaba Eesti ülesloomise taustal. Ja nagu tänased uusfašistid siis kõrgel seisva ja ülimliku staatusest kogu selle lambakarja ees, kogu selle halli massi ja biomassi ees. Sest neil on kõikidel midagi sellist, mida enamus ausatel inimestel pole või siis normaalsetel inimestel. No normaal on jällegi öelda kuidagi selline venepäraselt halvavõitu normaalne, et see pidi olema nagu nii rõõba, nii mässa, sest kõik nad on müüdavad. Nende hind on aga samas väga odav, neid on lihtne ära osta, sest neil pole mitte grammigi tarkust, väärtust ega väärikust. Seda te kõik teate ilmselt, teavad ka need, kes kokku puutunud on sellega isiklikult. Ja nüüd siis võib-olla selle aasta kokkuvõtte juurde, mida ma tegelikult tahtsin rääkida ja mida ma esitlen siis nagu globaalse formaadina. Sest nagu te teate, mulle meeldib mõelda sellises kosmilises mastaabist, sest see on ainus võimalus mitte jääda nii-öelda konserveeritud salvestikurkide tasandile. Aga ärge mõelge, ei, ma ei tee niimoodi varjatud reklaami Eesti toiduainete tööstusele, see pole sugugi nii. Minu mõtted alateadvuses on pikem eelkõige vana aasta õhtu toidulaual, kus ilmselt siis saavad olema nii originaal kui rosolje, heeringaga ja punapeediga kui marineeritud kurgid, no sõna otseses mõttes. Kõik see rosolje, kurgid, kartulisalatid, igasugused muud värgid ja ila hakkab jooksma. Aga see selleks, et mõista seda voorimehe okset tegelikult, mida on rahvale ette ja sisse kultiveeritud siis viimased aastad, kuid just eriti sellel aastal ja nüüd siis avalikult ka sõjalises kontekstis oligi mul vaja jõuda varem või hiljem Moskvasse, et seda kõike aru saada, et seda kõike oma silmaga näha, näpuga katsuda, kõrvaga kuulda ja nii edasi. Ja meenutagem siis siinkohal minu eelmisi ja üle-eelmisi ennustusi, kui ma rääkisin, no ma mõtlen eelmiste aastate ennustusi, kui ma rääkisin söögi alla ja söögi peale, kes sõda otsib, see sõja saab. Nii et võite väga rahus uude aastasse minna, Eesti saab ka sõja, sest vaadake see, millest mina rääkisin omal ajal, niimoodi ääriveeri ja tasapisi kõik ütlesid, mis sa urjutad ja räägid seda. Nüüd räägivad teile kõik solgikanalid seda igapäevaselt hommikust õhtuni, nii et mina tegin otsa lahti, kõik võtsid eeskuju, mul on hea meel sellest. Aga jah, hetkel on see sõda veel tegelikult külmas faasis, kuid elame ja näeme. Ma ennustan kuuma faasi tulekut õige pea. Vähemalt sellised tuuled kusagil puhuvad ja see sõda ei tule mitte ainult siis Eesti-Venemaa vahelisel orbiidil, tegelikult need inglased tankid kedagi ei huvitagi siin Eesti-Vene piiril või kusagil seal, kus iganes nad Pihkva oblastis on või kokkupuutepunktina Pihkva oblastis. Tegelikult on see konflikt siis Eesti kui NATO riigi konflikt Venemaaga. Ja miks see niimoodi läheb, see on ka väga lihtsal põhjusel, sest toimumas on tsivilisatsioonide kokkupõrge, vana ja uue hegemoonia geopoliitiline võitlus siis ressursside ja geopoliitiliste võimujoonte ümberjagamise, selline tuline faas andmiseks läheb nii ehk nii NATO vahel Venemaaga ja ehk me siis kõik osaleme peagi mitte ainult Ukraina konflikti tormituultes, vaid suurte impeeriumite vahelises planetaarses sõjas. Kasutan just seda planetaarset sõda, seda formaati, sest Venemaal, Moskvas kasutatakse seda juba. Ja tegelikult on toimumas vana Euroopa dekonstruktsioon või pigem rekonstruktsioon, olen ka sellega täielikult nõus. Ja kuigi Euroopa on nagu näilisel koostöös USA-ga nii-öelda kurjuse impeeriumi vastu, Venemaa vastu, Putini vastu, Kremli vastu, aga kahjuks nad unustavad sellise tõepõhise asjaolu, et Euroopat pole enam juba olemas ja Euroopat ei ole vaja enam ei USA-le ega ka Venemaale. Ja kes on varasemalt kursis olnud jälle minu poolt avaldatud igasuguste USA strateegiliste aruannetega, USA riiklike salaluure aruannetega, avalikega kusjuures, see saab aru, millele ma sügavuti vihjan ja nüüd pole see enam kõik ammu juba saladus, ka Venemaal ei ole see saladus, vaid see on avalik seisukoht, kus vanast heast sõbrast Euroopast on saanud siis ametlikult Venemaa vaenlane, täpselt samuti nagu Eestist on saanud Venemaa vaenlane ja mis vaenlastega juhtub, on selge. Ja kuidas siis venelastega käitutakse? No eks ikka samadel printsiipidel nagu USA on käitunud terve sajandi Venemaaga.
ärme hakkame jälle lugema siin igasuguseid neid esimest, teist maailmasõda ja nii edasi, NSV Liidu lagunemine, aga võiks öelda niimoodi, et Venemaa vaatenurgast on selline õige ajastus kätte jõudnud ja nad ütlevad, et kui tormituul on mere poolt ja on täiskuu aeg, siis toimub kõige rohkem rannikualadel muutusi. Praegu see pilt ongi selline, et Euroopa kohal piltlikult on toimumas need mõlemad faktorid ja praegu siis suures plaanis ongi Euroopat räsimas nii see tormituul kui siis täiskuu omalt poolt mõjutamas ja roiskuva maailma hukkumine toimub meie silmade all. Ja see ongi sõda, tsivilisatsioonide kokkupõrge, kumb siis võidab, kas läänemaailm või venemaailm. Ja see sõda on väga laiahaardeline, see käib ühest faasist teise, ühest kontekstist teise. Sellel sõjal on 7 nägu nagu 7 näoga Jaanusel ja planetaarne mänguväljak on tegelikult kordades suurem, kui me kusagilt sealt Eesti metsa vahelt või kuskilt sellisest madalalt tasemelt te vaatate. Kuid paljud saavad sellest aru ja pole kuidagi saladus, et Euroopas on ka inimesi, kes sellest aru saavad. Ungari on üks, kes aru sai ja siis Saksa töösturid ja tootjad, nemad ka saavad aru, et asi on pekkis. Nad kolivad praegu massiliselt USA-sse California aladele ja öeldakse ilusti välja, et sellest on saamas anglosakside uus Vaikse ookeani mõjusfääri impeerium ja tegelikult ongi nii, et kui vaatame suurpildis, USA ja Inglismaa on alati sõjad võitnud, sest nad on läbi ajaloo käitunud nagu kõik kannibalid, inimeste sööjad. Ja nad on söönud ära terveid rahvaid, regioone, terveid riike, kõik need igasugused kolooniad ja värgid, aga samasugune plaan on olnud siis USA-l ja 6 läbi aegade Venemaaga, sest Venemaa lõputu ressurss ja maavarad on ju vaimusilmas olnud väärtuslik saak. Kuid siin on kuid ja häda. Venemaa on olnud liiga tugev pähkel ja eelkõige on seal süüdi nüüdsel ajal siis ei keegi muu kui Putin, Vladimir. Ja Vakurivaim otsustas oma huve kaitsta sõjaga. Kujutate ette, vaat kus on ülbik on. Ja võttes eeskuju USA-st, anglosakside varasematest käitumistest. No midagi teha ei ole. Näidati ette, võttis nagu nii-öelda, kuidas on parim sõna, ma ei teagi. Võttis eeskuju. Ja mis siis nüüd Euroopast saab, kas elu või surm? See on sõna otseses mõttes, kas elu või surm. Kuid mina ütlen, et viimaseid hingetõmbeid tehes veetakse plaaniliselt seda vanarauda veelgi lähemale Venemaa piiridele ja nii edasi, sest muud üle ei jää. Kas siis kohe surra või siis surra läbi võitluse või mingisuguse konflikti. Ja siis on hea öelda, et näed, me tahtsime, me andsime Ukrainal seda, me andsime Balti riikidel seda, me tegime seda, teist, kolmandat, aga no te ei saanud hakkama või kuidagi niimoodi. Siis on hea öelda, et me oleme kõik andnud, me oleme kõik panustanud, raha, vanarauda, tulevärki, aga vaadake Venemaa mastaape kaardilt. Kujutage ette, isegi Pihkva oblasti Tühermaal näiteks kaotaksid NATO sõjardid mingisuguse kohese koordinatsiooni ja sureksid esimestel nagu sõjapäevadel janus ja nälga. Sest seal ei tööta mitte midagi, seal ei tööta Sputnikud, GPS-id, seal ei tööta absoluutselt mitte midagi ja mitte kedagi ei ole kõige hullem on see, et mida sa seda Tühermaad valutad on. Ja sellepärast ongi see, et miks venelased ütlevad, et meil seda Tühermaad jagub, et alates Pihkva oblastist kuni Siberi avarusteni, miks meil veel Eestit vaja on, et väga loogiline on. Ja veelgi enam, et kuidas nad mõtleksid purustada näiteks Arhangelski või Murmanskid võib-olla kuidagi saavad purustada, aga Jekaterinburgi, vaadake maakaardi, need natukad kõnguvad enne kusagil, ma ei tea kus kohas, et nad surevad nagu rotid Venemaal, see on otseses mõttes. Ja kas mõni analüütik või poliitik on sellele süüdse mõelnud, et enne kui Venemaa valutusutoopiat üleüldse suust välja ajada? Ilmselgelt mitte. Ja kus nad siis saavadki mõelda, kui nad ei tea mitte essugi, kui nad on sellised tolbajoobid sõna otseses mõttes, ajavad lihtsalt mingi möga suust välja ja neil ei ole isegi häbi selle pärast seda möga välja ajada, neid isegi ei kutsu korrale mitte ükski faktikontroll, paktikontrollid, et see on selline täielik absurdne olekus, siis need illusioonid kõik ja illusoorsed nägemused, mida siis need brittide rohelised ja lillad mehikesed seal kusagil tapa tagalas konutades ei suuda mitte ealeski lahti mõtestada. Aga see on nende asi, mitte minu asi ja see on tõesti
võib-olla nende asi, kes tahavad suurt pilti nagu rohkem mõista ja suurest sellest mängust rohkem aru saada. Ja kõige selle taustal on Venemaa siis otse välja öelnud, et Euroopat ja tema väärtusi pole rohkem Venemaale vaja. Всё, kaput, Euroopa kaput. Teiselt poolt aga toetab seda konfliktset olukorda nagu selline lõput hüsteeriline russofoobia ka, et see on ka nagu, see russofoobia on väga hea tegelikult omasoodu, täpselt nii nagu need sanktsioonid on Venemaale väga head ja kasuks tulnud. Ja kõige selle russofoobia, kõige selle taustal eraldatakse need miljonid ja miljardeid ja no super, see on viimane agoonia enne surma ja viimane võib-olla rahade väljakantimine kuhu iganes. Sest me kuuleme ainult miljonites, miljarditest, aga mitte keegi mitte midagi kusagil ei näe. Me näeme ainult, et vanemad koovad mingid sokke, lõngakerrad vurisevad, vokid vurisevad, sokikudumine käib. Kuhu, kellele keegi mitte essugi ei tea. Kummaline, eks ju. Aga mitte keegi ei räägi siis sellest, mis juhtub siis, kui näiteks Venemaa võidab sõja Ukrainas. Kõik räägivad, et me tükeldame selle Venemaa ära, võidame ära. Aga mis siis, kui see otsene kokkupõrge ja konflikt NATOga läheb nagu Vene kasuks? Et mis siis seisab lähiajal ees? No ütleme niimoodi, et Euroopa võidu puhul on Venemaa ideaalselt juba ära jagatud 8 tsooniks, kui ma ei eksi. Ja täna on see Mi-6 ja Clintonite salaplaane avalik info ja mõelge nüüd, arvake, et kas need Clintonid omal ajal siis jootsid niisama Jeltsin šampanja ja viinaga ja tantsisid koos Borissiga seal maailma avalikkuses Kasatšoki ja balalaikad mängisid ja mitte kedagi ei häirinud Jeltsini joobes tehtud igasugused apsakad ja rahvusvahelisel areenil seal lennuväljadel, vastuvõttudel. Ta ei tulnud isegi lennukist mõnikord välja. Suht pohhui savi oli täielikult, sest tüüp oli oma poissõna. Ja kõik olid moosi sees, sest oli suur lootus see plaan ellu viia, Venemaa ära lammutada, kõik kätte saada maavõrad ja rikkused ja lootusele andis siis stardipaugu Gorbatšov, kes hukutas 100 miljonite altkäemaksu eest NSV Liidu. Sellest olen ka rääkinud varem. Ja siis kõik plaksutasid käsi lootuses, kõigil oli nägu, suu oli kõrvuni peas, näod peeretasid peas. Venemaaga suheldes, Venemaa oli kõige suurem sõber, lootuses kuniks areenile ilmus Vladimir. Kuni ilmus areenile Vladimir Putin ja nii edasi. Ja siis mis siis edasi? Aga mida siis veel? Et võib-olla, kuidas Vene poolt vaadatuna veel, et mis Euroopas saab? No öeldakse otse välja, et Euroopa seisab ees islami kalifaadi ees, et tuleb islami kalifaat ja 28 miljonit noort Euroopa moslemit ei taha mitte midagi muud kui leiba lauale ja hästi elada, täpselt nii nagu valged elavad. Ja kui ma eksis, Euroopas on kokku üle 60 miljoni moslemi, vana ešelon, uus peale sündinud, mingi 10 aastat tagasi oli see arv seal mingi 52 miljonit ja vastavalt noori kuskil 20 või selle piires või 18. Nüüd on 10 miljoneid juurde sigitatud, tulnud, sisse toodud. Aga kus siis võtta neile see toiduressurss Euroopas, et millega need noored Araabia ja islami maailma mehed ära toita? Ja kuidas neid siis hoida nii-öelda kuidagi vormis ja et mässama ei hakkaks ja ainus võimalus on need siis kõik need mehed relvad alla panna. Sest nagu te teate, sõjaväge saab toitlustada kindlate toidupakikestega, kindla režiimi all, kes režiimis kinni ei pea, kuul pähe ja nii edasi. Ja Euroopas ei ole mitte kunagi enam seda ilusat restorani ajastut ja see, mis praegu toimub näiteks Pariisi tänavatel ja veel seal muudel Euroopa linnade tänavatel, see ongi see uus Euroopa nägu, mis on selline vaikne ülemineku moment, aga katsuge aru saada, et Euroopa strateegiline ressurss on lihtsalt otsas. Ja miks siis suletakse näiteks Prantsuse tuumajaamad, sest uraan, mida siis saadi varem Aafrika kolooniatest kannibalismist, nii-öelda riiklikus kannibalismist, on täna juba prantslastele kättesaamatu ja väga selgelt küsite võib-olla miks, et vaadake, Aafrikas on sisse seadnud ennast Hiina juba, palju olete kuulnud ka sellest, et Venemaa muusikandid Wagnerid on seal sees. Ja sellepärast ongi mõjuvõim Aafrikas on juba ümber ära võetud ja Prantsusmaa lips Aafrikas on läbi. Seega uraani enam ei ole, uraaniga on всё. Kuigi jah, isegi üks Eesti lilleneiu käis seal oma
ametiaja jooksul mingit Bilderbergide digitaliseerimist loomas, aga see on üldse üks väikene asjakene selle suure mängu juures. Ja kus on siis veel USA, Euroopa ja inglased või Mi-6 kätt proovinud? Loomulikult Jugoslaavias, Süürias, Liibüas, Kasahstanis ühel või teisel määral. No Ukraina ilmselge ja kõik need NSV Liidu alad, mis ümber Venemaa paiknevad, et selline rünnak on avalik ja lõpuks ometi on Venemaa sellest aru saanud, aga neil on kahju muidugi sellest ajast, 30 aastat on see maha magatud, kuid nüüd on sellega kõik. Ja siit on ka siis Suurbritannia ja USA koostöö Anglo-Vaikse ookeani regiooni arenguks, on tehtud paktid juba Austraalia, Uus-Meremaa ja California, veel kord California. Ja me kõik märkame nagu, et Euroopa on tegelikult sellest mängust ametlikult välja jäetud ja sellepärast jooksevad ka paljud sakslased oma tootmisega ära Californiasse, sest nad teavad, et vastasel juhul on vsjo. Ja nüüd mõelge ka sellele, miks ma olen viimastel aastatel propageerinud Mehhiko Vaikse ookeani rannikut, miks käisin ma kevadel luurel El Salvador ja Costa Rica rannikualadel, miks võtsin aasta lõpul ette luureretke Moskvasse ja miks ma siis selles Venemaa arteriaalse vereringe südames seda kõike lahti mõtestan? See ongi sellepärast, et aru saada, mis siis tegelikult toimub. Sest Eestis on ametlikult välja öeldud, et pool tuleb valida. Mina ei näe ühtegi võimalust poolt valida, sellepärast neid pooli on sedavõrd palju. Isegi kahe poole vahel on omakorda osapooled. Kusjuures Ukrainas on veel 3-4 osapoolt. Ma ei tea, kelle osapoole pealt nad siis seal võitlevad. Nii Venemaal on mitu osapoolt, maailma mastaabis on mitu osapoolt, Hiina mastaabis, oi issand jumal, neid osapooli on nii palju, nii et meil üks abetunud lõug ütles, et valige osapool, aga mina ei saa osapoolt valida, sellepärast ma ei tea, missugused pooled on siis nii-öelda tegelikult mängulaual. Ja seda kõike siis ma teen selleks, et mõista seda sellist suure pildi hingamist, et mõista nii üht kui teist osapoolt, kui neid kõiki osapooli, sest on vaja mõista, mis on tulemas ja missuguste läbielamiste osaliseks saavad meie nii-öelda tulevased põlvkonnad ja see ongi kõik selline planetaarne vaade, planetaarsel tasandil, kosmilisel tasandil, mitte mingi Kapa-Kohila metsa taustal, kus ainult me kuuleme seal mingi poliitilist möga ja loeme siis nii-öelda hommikust Postimeest laual kohvi kõrval ja see on kõik selline, mitte minu jaoks. Ja see ongi kõik selleks, et olla kosmiliste sündmuste ajagraafikus sammu võrra ees, nagu ma olen ka alati öelnud, et mulle meeldib olla alati esimene või siis kas või olla erand. Ja nii ongi, et ma mõistan Euroopa tulevikus samas hingamises, nagu teeb seda Venemaa, ütlen otse välja. Sest Venemaal on väga palju adekvaatseid inimesi, Venemaal on väga palju ajusid, tarku ja ärge hurjutage midagi seda Venemaad. Ja ärge hurjutage üldse või mõelgegi seda, et ma teen seda ülekannet siis Venemaalt, Moskvast, sest mul on oma eluajajärk Moskvaga olnud seotud 90-ndatel pikki aastaid. Nii et kõik see on nii loomulik, mida ma praegust räägin ja teen. Ja mõtleme veel kord, et kuidas siis lähetati Süürias põgenikud Euroopasse ja kuidas need vastu võeti, kuidas praegust lähetatakse Moskvas busside kaupa, nõnda nimetatud ukrainlasi Ukraina passidega, aga inimesed, noored mehed, kõik täis elujõus sõjardid, kes absoluutselt ei räägi ukraina keelt, kes on venekeelsed. Minge vaadake, kus on veel Baltikumi piirid lahti, vaadake, kuidas nad tulevad üle igapäevaselt. Oma silmaga nägin, kuidas Moskvas kõik laaditakse busside peale, saadetakse Baltikumi, Läti, Eesti, kuhu iganes. Ma ei tea, kus nad lähevad, mis nad tegema hakkavad siin. Miks nad sõjas ei ole, seda ma ka ei tea. Aga Euroopa juurde tagasi, seega tulemas on Koraani ja islami usu taustal uus moslemite Euroopa tsivilisatsioon. Selles ma olen ka peaaegu veendunud. Loomulikult see võtab aega, see võtab pikki aastaid aega, aga kõik on juba nii-öelda suurte plaani sisse kirjutatud. Ja nii uinuvad moslemid kui ka nende noored järeltulijad kogu Euroopas, kaasa arvatud Skandinaavias ja väiksemates riikides, seal on neid vähem. Ja nad astuvad peegelpildina vastu siis nii-öelda nagu omal ajal ristiretkele. Peegelpildina. Ja nüüd ka asja teine pool.
Meil on üks endine koomik seal Ukrainas, kes mängib presidenti või kes on pandud presidendiks, nagu Eestis pandi president ja tema tahab võita Venemaad sõjatandril. Ka Eesti president tahab võita Venemaad sõjatandril. Mina ei saa aru, kas Eesti president on juba mundris või ei ole näinud, aga see on eesmärk ja see on ülesanne pandud. Ja kõik terve mõistusega inimesed saavad loomulikult aru, et see on samasugune utoopia, kui näiteks soovi jalgrattaga sõita talvisel ajal näiteks Marsile. Ja puhtkul matemaatiliselt pole see sugugi võimalik, et sellist juttu saavad ainult ajada välja kas mingid koomikud, idioodid või mingisugused kinnimakstud lõuapoolikud. Aga mis siis lõpuks välja kujuneb? Kujuneb välja selline merest mereni puhvertsoon ümber Venemaa, mis hoiab siis selle roisku Euroopa ja siis moslemi kalifaadi vahel sellist vaba tsooni. See on Balti riikides kuni Musta mereni, see on projekti juba sisse kirjutatud, ühel või teisel määral see käib, õnnestub, aetakse. Ja see pole mitte Balti riikide idee ega mitte mingi Eesti ega kellegi poliitikute kontseptsioon, vaid see on Vatikani ainus tee ida suunal. Lääne suunal Vatikanil teed ei ole, siis seal on eesmoslemid. Seega siis kõik need Moldovad, Rumeeniad, Ungarid, Slovakiad, Poolad, Balti riigid ja kõik, kes seal selles tsoonis on, vaadake kaarti, geopoliitiline vahetsoon ja kelle mõju alla nad siis jäävad, seda pole ka raske ennustada. Kuigi jah, see on Vatikani ja MiG-6 projekt ammust aegadest, kuid ilmselt see projekt on ka veidikese lappama läinud ja kui me vaatame praegu on Venemaa liitnud siis endaga seal Ukraina pindadel mingi 8 miljonit inimest, aga kujutage nüüd ette, kui sõda kestab veel aasta või 2 või 3, kui palju inimressurssi jõudu veel Venemaaga liituvad, kui palju tuleb Venemaa toetajaid Aasia regioonidest, Hiina juba mängib Venemaaga ühte pilli, mis siis teevad kõik need Iraanid, Indiad, see on ka juba näha. Nii et see meeletu ressurss kõik Venemaa Siberi aladega ja mis iganes. Sisuliselt Euroopale ei ole mitte mingisugust santsi ka sellest välja tulla võitjana. Ja otse loomulikult Venemaa nõuab strateegilise tasakaalu loomiseks tagatisi, mida Putin nõudis juba enne 23. veebruaris istungi Ukrainasse. Ta ütles väga selgelt, NATO-kat tõmmake eemale, kaduge sinna piiride taha, kus 91 aasta oli ja kui te seda ei tee, me teeme sõjaliselt selle asja ära. Ja seda on nad ka nüüd korrutanud, kus juures mingi nädal aega tagasi vist keegi ütles ühesõnaga välja, Venemaa välisminister vist, et kui garantiisid Venemaa ei saavuta, siis Venemaa teeb selle garantii ja võtab sõjalise jõuabil. Nii et kokkuvõttes on Euroopa väga haige, sisuliselt juba surmaajalises koomas, see on minu nägemus, te võite vastu vaielda, vaatame, kellel õigus on lõpuks, kui mäng hakkab läbi saama. Kuid samas võib öelda, et Euroopa ka võidab, siis kujutage ette, missugune rämps ja see filosoofia ja elufilosoofia loomuliku jumaliku elufilosoofia mahatampimine on kõik need igasugused ei tulegi nagu sõnu pähe ja meelde, aga millega ta võidab on just see, et islami puhaste seaduste näol, Koraan. Ja vot see Koraan on Euroopa võiduks. Ja me näeme ilmselt peagi ka NATO 4.5. artikli tõelist olemust, kus juures võib-olla jaanuar, veebruar juba. Ja on mingid märgid, ma võin eksida, aga ma ennustan, et peagi kostitatakse ka Poolat Venemaa rakettidega, sest USA ja NATO strateegilise varustuse teekonnad tulevad Ukrainasse kõik läbi Poola ja need on välja öeldud, need on sihtmärkideks. Nii et kui ameeriklane veel seal palju tõmbleb, siis hakkavad raketid Poolasse lendama ja siis me näemegi, kuidas 4. ja 5. artikkel töötab. Aga nendega on palju jama, sest üks asi on, mis on paberi peale kirjutatud, teine asi on see, kuidas see reaalselt olema hakkab, nii et seda me näeme. Ja ärgem unustagem, et sõja hoiab ära sõjaline tasakaal. Ja kuna seda kõik on rikutud NATO poolt pikki aastaid ja rikutakse USA poolt, siis saavad kõik riigid, kes selles kaasa aitavad, kes selles osalevad, tulise konflikti osaliseks. Sellega peate arvestama. Ja ma arvan, et seda teavad ka igasugused Eesti ja Balti riikide juhttoinad, sellepärast nad kõik need sireeni ja kõik üles panevad ja juba räägivad seda, et Eesti ja kolmandad õpetavad juba lastele sireenide taustal kuskil keldrisse varjuma. Nii et see kõik on aja küsimus nüüd, kuna
kusagil poolt see asi lahvatab siis NATO ja Venemaa vaheliseks konfliktiks. Ja ütlen ka seda, et Venemaal on sellised ennustused, et rahutu aeg, mitte sõjaaeg, vaid rahutu aeg Euroopale saab olema 30 aastat. 30 aastat. Sest tsivilisatsioonide kokkupõrked pole kunagi vähem kestnud ja nad on arvestanud sellega. Venemaa on oma terve tööstuse orienteerunud ümber sõjatööstusele ja nii see läheb. Ma tahan näha seda jõudu, kes selle ära purustab. Ja sellega ma lõpetan. Ajad on keerulised, ajad on huvitavad, ajad on sisukad, ajad on ärevad, aga sellegi poolest ma soovin kõikidele mõnusat aastavahetust ja kõiki kordaminekuid uuel aastal. Aitäh kõikidele, kes mind lõpuni kuulasid ja järgmine kord kuuleme jälle uuel aastal, võib-olla kusagil mujalt maailmanurgast, siis kui õige aeg on. Süüdakem küünlad, söögem verivorsti, suitsupekki, saalat, jooge pits viina, kõlistage šampuse pokaale, kuniks elu, kuniks rahu, kuniks rõõmu ja sellega ilusat õhtut teile.